head kaasmaalased. Mul on südamest kahju, et ei saanud osaleda 9. detsembril Tallinnas Vabaduse platsil toimunud üritusel, mille korraldajaks oli solidaarsusliikumine Tark ja terve Eesti. Sellepärast edastan oma ettevalmistatud kõne kõikidele kaasmaalastele, kellel oli võimalus viibida üritusel, ja ka neile, kes kohale ei jõudnud. Armsad eestimaalased, mul on väga hea meel tervitada teid kõiki ja südamest tänada, et te tunnete muret meie väikese rahvusriigi saatuse pärast. Täna avaldame rahvana ja ühekaupa meelt ÜRO globaalse ränderaamistiku vastu, mille on enamus meie juhtpoliitikutest heaks kiitnud. Me teame kõik, et tegemist ei ole pelgalt soovitusega migratsiooni kui protsessi rahvusvaheliseks korrastamiseks. See kokkulepe ei olevat siduv ja andvat igale selle kokkuleppe heaks kiitnud riigile õiguse ise oma migratsioonipoliitikat kujundada. Nii on meile peavoolumeedia ja valitsusringkonnad väitnud. Kui see ei olevat siduv, siis miks me peaksime üldse mingeid mittesiduvaid seisukohti arvestama ja nendega tegelema? See on otsene vale, et ränderaamistikuga seonduvad küsimused ei mõjuta tulevikus meie riigi immigratsioonipoliitikat. Mõjutavad ja kuidas veel mõjutavad. Me teame ka täna seda, et paljud riigid ei ole ränderaamistiku lepingut heaks kiitnud ega vastu võtnud. Nendes riikides saadakse suurepäraselt aru, millest ohtu kujutab see lepe põliselanikele, kes tahavad jätkuvalt säilitada oma kultuurikeskkonda ning langetada ise riigisiseseid otsuseid. Meid, kes me oleme rändelepingu vastu, süüdistatakse populismis, natsionalismis ning teab veel millistes surmapattudes. Kas me oleme rahvana ikka nii rumalad, et ei oska läbi näha kurikavalat plaani, mis selle leppe heaks kiitmisega kaasneb? Olen veendunud, et me ei ole naiivsed ning näeme läbi kavalad salasepitsused meie väikese rahvusriigi hävitamiseks. Millele ma tuginen, kui ma sedasi väidan? Eks ikka Euroopa Liidu liidrite välja öeldud seisukohtade analüüsile. Ei ole võimalik, et need väljaütlemised on tekkinud spontaanselt ja lastud lendu juhuslikult. Tegemist on konkreetsete põhimõtete juurutamisega, mille ettevalmistamine või siis eeltöö koosneb erinevatest nüanssidest, erinevatest etappidest, mille üheks ja oluliseks teguriks ongi suveräänsetele rahvusriikidele rändelepingu oskuslik kaela määrimine. Näiteks teatas mõni aeg tagasi Euroopa Komisjoni viitsepresident Frans Timmermans, et riikide suveräänsus ehk enesemääramise otsustamise õigus on ebavajalik teoreetiline kontseptsioon. Ja üleüldse pole ei riike ega rahvaid enam vaja, vaid on vaja üksnes ühtsust ja euroopalikke väärtusi. Ühtsust ja euroopalikke väärtusi. Mõelge, mida need 4 sõna tegelikult tähendavad. Kas te teate, head inimesed, et Eesti riigi nimel autasustati seda isikut 2008. aastal eriliste teenete eest Maarjamaa Risti 1. klassi teenete märgiga? Meest, kes tahab meie väikest rahvusriiki maa pealt minema pühkida, on juba selle tegevuse eest, esimeste sammude eest riikide ja rahvaste kustutamisel meie oma teenete märgiga autasustatud. Ma küsin Eesti kodanikuna ja oma maa patrioodina, kes on need reeturid, kes seda lurjust autasustasid ja mida me peaksime nendega ette võtma? Või ametist lahkuv Saksamaa liidukantsler Angela Merkel, kes on välja öelnud Konrad Adenaueri fondi üritusel parlamentarism, globaliseerumise ja rahvastiku suveräänsuse vahel. Ta on öelnud, rahvusriigid peaksid täna, ütlen ma, valmis olema suveräänsuse loovutamiseks. Armsad eestimaalased, ma tean, et enamusel meist ei ole elukondlike pisitegevuste kõrvalt aega hoida end pidevalt kursis paljude maailmas aset leidvate sündmustega. Ma tean, et paljud meie hulgast ei huvitu poliitikast, sest nad on oma meeltes kinni trafaretsetes seisukohtades, et poliitika on midagi räpast, millest ei taheta midagi kuulda. Nad piirduvad informatsiooniga, mida jagab meie peavoolumeedia ning nähes otsest vastuolu propagandistliku käsitluse ja reaalsuse vahel, eemalduvad nad veelgi enam poliitikast, saamata seejuures aru, et poliitika ongi see mehhanism või mõiste,
mille sisu mõjutab meie kõikide igapäevast elu. Kas me seda enesele tunnistame või mitte? Meie, rahvas, peaksime olema poliitiliste protsesside juhtijad ja suunajad, mitte lihtsalt poliitikute manipuleeritavad. Jah, ma tean, sellest on väga raske aru saada ja suhteid mõista, kuid näiteks ka kõige lihtsam poeskäik on seotud otseselt majanduspoliitikaga ning kuidas see meie elu mõjutab, seda näeme pidevas hindade tõusus. Kuid see ei ole tänane päevakorra teema, vaid kõrvalpõige mõistmaks, kui oluline on kodaniku jaoks olla kursis kõigega, mis saavad ja võivad tema elu mõjutada ja mitte ainult olla kursis, vaid ka osaleda ise aktiivselt protsessides, mis meie kõikide elu suunavad ja juhivad. Kallid kaasmaalased, kas te saate üldse aru, mida need Euroopa Liidu liidrite väljaütlemised meile kõigile tähendavad? Kas te mõistate, et Euroopa Liitu astumisega oleme valinud tee, mis viib meie väikese rahvusriigi vastu paratamatule hukule? Me ju mäletame, mida oleks tähendanud inimestele ja riikidele niinimetatud permanentne sotsialistlik revolutsioon, mis oleks katnud kogu maailma üheainsa Nõukogude Liiduga, kus oleksid elanud ainult nõukogude rahvusest inimesed, keda oleksid juhtinud kõrgema klassina parteiline nomenklatuur oma võrgustikuga. Täpselt samasugust ideoloogilist käsitlust või plaani oleme näinud ajaloos ka omaaegse Natsi-Saksamaa tegemistes. See on imperialistlik ideoloogia, mis mõlgub kõikide suurvõimude mõtetes. Tänased Euroopa Liidu eesmärgid on ju sisuliselt samasugused. Me peame alluma kontrollimatult võõra ülemvõimu soovidele ja seadustele. See on nende unelm. Meil lastakse küll formaalselt osaleda Euroopa Liidu otsustusprotsessides, kuid sellega kaotamegi oma riigi iseotsustamise võime ja õiguse. Kaotame kõik, mis teeb meie riigist riigi. Sellesse kurikavalasse plaani sobib suurepäraselt ränderaamistiku lepe. See annab võimaluse asustada meie eluruumi, meie keskkonda, elama hulgaliselt neid inimesi, kes ei tea ega hooli meie kultuuripärandist, meie rahvusest ega keelest. Tõsi, alati võib tuua ka positiivseid näiteid, kus keegi sisserännanu räägib eesti keeles ja seda presenteeritakse peavoolumeedia vahendusel kõigile kui progressiivset ja edumeelset näidet. Aga mis sellest kasu on? Me ju kõik räägime siin eesti keeles. Meil, mõtlevate inimestena, on aga olemas teistsugune ajalooline kogemus, kui ida poolt saabusid siia tuhanded võõrast keelt rääkivad ja võõrast kultuuri kandvad inimesed. Oma riigi patriootidena me teame ja mäletame, milliseid probleeme see kaasa tõi ja kuidas see sundis meid, eestlasi, sundvenestamise vastu võitlema. Kas te arvate, et seekord saab olema midagi teisiti? Vormiliselt võib-olla, kuid sisuliselt mitte. Seda tuleb teada ja sellega peab arvestama. Head kaasmaalased, me ei tohi jaanalinnu kombel peita pead liiva alla, vaid peame hakkama asju nimetama õigete nimedega. Ma kordan, me peame hakkama asju nimetama õigete nimedega. Rändelepet on vaja sellepärast ja ainult sellepärast, et Euroopa ametliku ja üleüldise globaalse poliitika raames saada õigus suunata meile elama võõra kultuuri ja keelega inimesi, kes kriitilist massi ületades lahustavad meie maal eestluse, kui täna veel reaalse nähtuse. Jõujooned muutuvad, seadusi täiendatakse ning ühel hetkel saavad meie riigi nimel alguses kaasa rääkida, hiljem lausa otsustada immigrandid, kes on siia maalapile saabunud migratsioonileppe korras. Neil ei ole Eesti riik püha ja miks peakski. Nende jaoks on see ainult maalapp, kus on puutumatu loodus, puhas vesi ja palju loodusvarasid ja mingid rumalad pärismaalased, kes on neil risti ja põiki jalus oma elukorraldusega. Täna on meie maa veel laastamata ja rüvetamata. Ei, see ei ole aiglane fantaasia, vaid tegelikkus, mis meie rahvast ees ootab, kui me nõustume ränderaamistikuga. Ükski raam ei ole mõeldud tühjana seisma. Varem või hiljem pannakse sinna alati ka pilt. Kõikide nende ühiskondlike ja ajalooliste protsesside tulemusena, mis on Eestit mõjutanud Euroopa Liitu astumisest alates, oleme jõudnud tõdemusele, et rahvusriigi säilimise ainukene tagatis on täna inglaste eeskujul Euroopa Liidust välja astumine. Meile, eestlastele,
ei ole vastuvõetav pealesunnitud elukorraldus ning ülereguleeritud õigusruum, mis muudab meid piltlikult väljendades pärisorjadeks meie omal maal. kui me kaotame viimasedki iseseisvuse riismed, siis kaotame ka oma kodumaa. Ja küsin veel kord, kas me oleme eestlastena tõesti nii rumalad, et oleme valmis ära andma oma riigi ning lahustuma rahvana võõraste massis? Kas see ongi siis meie riigi ülim eesmärk, meie riigi ambitsioonikas arenguplaan? Olla koos NATO-ga venelaste sõjaline sihtmärk, omamata rahvana õigust kaasa rääkida ning leppida viha külvamise ning kunstlikult loodud vaenlase materdamisega. Kas meie eesmärk ei oleks hoopis meie riigi põhiseadusest tulenevate põhimõtete kaitsmine ja kindlustamine? Täna on selge, et iseseisva rahvusriigina Eesti Euroopa imperialistide plaanidesse ei mahu. Eesti riik peab olema nende plaanides maa pealt kadunud. Täna oleme rahvana valiku ees, kas suudame olla ja elada ise või teevad seda meie eest võõrad ja meie osaks saab vabatahtlikult võetud orjade roll. Kas meis on täna piisavalt jõudu ja visadust heita kõrvale orjarahva mentaliteet ning hakata ükskord lõpuks oma maal peremeesteks? Või me ei olegi suutelised olema iseseisev ja vaba rahvas, kellest peaksid lugu nii inimesed nii ida kui lääne pool meie riiki? Väikerahva esindajatena me oleme kõik kohustatud olema natsionalistid. Me peame võitlema oma õiguste ja vabaduste eest. Ja kui see võitlus nõuab meelekindlust ja ohvreid, siis me ei tohi seda karta, sest meie kujundada on meie laste tulevik. Me vastutame oma laste ees. Oma laste ees vastutab ka tänane peaminister, kes rändelepet meile kaela määrib. Me vastutame täna oma laste ees. Mis sellest, kui nad seda täna ise ei hooma ega ei adu? Me ei taha, et ühel hetkel tuleksid lapsed meie haudadele sitale, sest me ei osanud hoida ega pärandada neile iseseisvat ja võõrvõimust vaba kodumaad, Eesti rahvust, keelt ja kultuuri. Ei rändeleppele, ei Euroopa Liidule, ei NATOle ja jänkidele. Elagu vaba ja sõltumatu Eesti.